Tere tulemast Tallinna Majanduskooli. Tallinna Majanduskool on asutatud 1906. 118 aasta jooksul on kool kandnud 42 nimetust ja läbi ajaloo oleme pakkunud nii kutse- kui kõrgharidust. Alates 2016 oleme pakkunud 5. taseme kutseõpet ja alates selle aasta sügisest tuleb meil uus 4. taseme jätkusuutliku ettevõtluse korraldus rakenduslik keskhariduse õppekava. Meie koolis on umbes 1800 õppijat. Üle 30 000 vilistlase ja 240 töötajast on meil 200 õpetajat. Meil on enam kui 1000 praktikapartnerit iga-aastaselt ja 16 tasemeõppe õppekava, erineva pikkusega tasulised täienduskoolitused, Euroopa Sotsiaalfondi programmi tasuta kursused täiskasvanutele ja väga suur sidusus töömaailmaga, ehk siis meie õpetajad on oma valdkonna praktikud. Meil on 3 õppetooli: ärinduse, turunduse ja administratiivtöö. Mina, Anneli Kandelin, olen administratiivtöö õppetooli juht. Miks tulla õppima kinnisvaramaakleriks? Koolitus pakub teile suurepärast võimalust omandada siis vajalikud teadmised ja oskused. Ehk siis mitte ainult siis kinnisvaramaaklerina edukalt tegutseda, vaid ka te võite kinnisvara haldamise, investeerimise, arendamise või hindamisega seotud valdkondades edasi liikuda. Ja oleme siis aluseks võtnud kinnisvaramaakleri kutsestandardist, tagades siis kõrgetasemelise ja asjakohase õppekava. Ja vastavalt siis õppeteema sisule ja õpiväljundatele viiakse siis kontakttunde läbi ka e-õppena. Kinnisvaramaaklerid õpivad Tallinna Majanduskoolis 1 aasta ja tegemist on siis 5. taseme kutseõppega, mis on siis keskhariduse baasil. Sessioonõpe toimub teil neljapäevast laupäevani iga 2 nädala tagant ja võtame vastu 1 õpperühma. Õppekava on meil 60 EKAP-it, ehk siis 1 EKAP vastab 26 tunnile õppuritööle, milles on arvestatud siis nii kontaktõppe kui siis ka iseseisev töö. Õppekavas on ka siis praktika 15 EKAP-it, mis te peate tegema töökohal, ja valikõpinguid 9 EKAP-it. Tutvuge kindlasti ka tasemeõppe õppekorralduse eeskirjaga, aga siis kontaktõppe koolis toimub meil reeglina kella 8:30 kuni 20:40. E-õppe võib alata ka alates kella 8 või peale 20:40, ehk siis see sõltub sellest, mis kujul see e-õppe on läbiviidav. Ja õpingute lõpetamiseks on vajalik siis õppetööst aktiivselt osa võtta ja sooritada õppeaine õpiväljundite saavutamise lävendi tasemel hindele arvestatud. Ja arvestusele pääsemiseks peab õppija täitma õpetaja kehtestatud arvestuse, eelduse või täiendava tingimuse. Ja kursus lõpeb meil siis 5. taseme kutseeksamiga. Õppekaval on 7 moodulit ja tutvustan siis lähemalt neid õppemooduleid. Moodul 1 on siis õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. Ehk siis läbi 3 teema saate siis sellest hea ülevaate ja pange siis tähele, et väärtusloome ja panustamine on siis mõeldud ettevõtluspäevana, kus te siis toote meeskonnaga nii-öelda turule idee tasandil ühe äriidee. Moodul 2 koosneb siis erinevast 9 teemast, mis annavad siis ülevaate kinnisvaramaakleri töö põhimõtetest. Moodul 3 keskendub siis kinnisvara turundusele ja müügile. Ja läbi selle 6 teema peaksite siis sealt hea ülevaate saama. Moodul 4 keskendub kinnisvara õigusele. Moodul 5 aga kinnisvara hindamise ja tehingu ettevalmistusele. Valikõpingute moodulis on meil 5 moodulit. Ja kindlasti neist kõige suurem ja mahukam on siis nii-öelda kutseoskuste praktikum, sest te lähete ju kutseeksamile. Praktikamoodul 15 EKAP-it koosneb siis erinevatest moodulitest
läbi kõikide õpingute ja see on vaja siis töökohal läbi praktiseerida. Vastuvõtt 2025-26 õppeaastaks algab meil alates 19. maist ja kestab 20. juulini. Ehk siis hetkel me räägime 5. taseme vastuvõtust. Kooli vastuvõtmiseks peab õppijakandidaat esitama sisseastumisavalduse infosüsteemis SAIS. Ja kui on nõutud muud dokumendid, siis ka need. Ta peab omandama vähemalt keskharidust, valdama eesti keelt tasemel B2 või C1, olenevalt siis nüüd erialast, ja vastavalt kutsestandardi nõuetele valdama inglise keelt tasemele B1. Infotehnoloogilisi vahendeid peab oskama kasutada iseseisva kasutaja tasemel. Ja selleks, et siis kandideerida, on meil sisseastumise test koolis, arvutiklassis. Kandidaadil on lubatud vastuvõtuperioodil kandideerida kuni 2 õppekavale. Ehk siis selle saate SAISis ära märkida, kas esimese või teise eelistuse. Kuid õppima asumisel eelnevalt saab siis valida vaid 1 õppekava. Vastuvõtu tingimused on teil QR-koodiga ära näidatud ja saate täpsemalt siis meie dokumentidest selle kohta vaadata või teha siis küsimuse meie juturobotit kodulehel kasutades. Õppima võetakse vastavalt õppekohtade arvule vastuvõtukatsete tulemuste pingerea alusel. Ehk siis ühes õppegrupis võivad koos õppida nii riigieelarveliselt tasuta kui ka tasulisel õppekohtadel õppivad. Kutseõppe 5. taseme esmaõppe vastuvõttekatse koosneb valikvastustega testist, mille tulemuse alusel moodustatakse kandidaatide pingerea järjestus. Olge siis kindlasti ka meie infoväljas, kas selleks on siis Instagram, Facebook, LinkedIn või siis muud kanalid. Ja meie turunduse õppetool teeb väga vahvaid podcaste. Koolimajas on meil raamatukogu, garderoob, söökla. Saate kasutada tasuta psühholoogilist nõustamist, saate kasutada puhketoa või massaažitooli või siis sisehoovis lihtsalt värsket õhku hingata. Kontaktid on olemas meil ka kooli kodulehel, nii et küsige julgelt, kui sisseastumisega tekib teil küsimusi. Tere tulemast Tallinna Majanduskooli! Aitäh!